Tšauki-tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, kui soovite kanalit toetada ja näha ka iga teisipäev uut suhted armastus lisavideo, siis liituge peregrupiga. Muidugi tahan tänada juba kõiki peregrupiga liitunuid ja vaatame siis üle, mida see novembri teine pool toob kõigile 12 tähtkujule. Tšauki-tšau kõikidele jääradele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile, mis on tulemas. Ohohoo! Väga huvitav kooslus, esimese kaardina kohe jääral siis väljas Sauade 10. Kümned on siis siukse vana raskema tsükli lõpetamise kaardid ja uue parema tsükli alustamise kaardid. Muidugi nüüd Sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus, aga tähendab see siukest tegutsemist ja võib-olla keegi on pidanud siin eelneval tsüklil siis justkui väga palju nagu rabelema. Võib tähendada tõesti liigseid muresid või liigseid kohustusi, aga see kaart siis nagu ütleb, et peaks algama justkui nagu uus murevaba tsükkel või vabanete te mingist koormast. Igal juhul peate te siin ise edasi tegutsema, olema nagu aktiivne, aga võib-olla jah, siis mingid mured nagu kaovad justkui ära. Ja miks ma ütlesin huvitav kooslus on sellepärast, et teise kaardina tuli kohe nägu ülespidi siia jäärale välja ka tornikaart. Ja tornikaart võib tähendada mingeid ootamatuid kiireid lõppe mingites olukordades. Samas iga lõpp on mingi uue asja algus, eks ju, et alati seda kaarti nagu kartma ka ei pea. Aga tõesti mingid asjad võivad või mingid olukorrad võivad siin väga järsku lõppeda, et kui olete nagu keerulises või halvas seisus, nii-öelda nagu see Sauade 10 ütleb, et kellelgi on siin nagu raske tsükkel, siis võib see tähendada ka seda, et torniga väga järsku võib see raske tsükkel nagu läbi saada. Et number 7 kaart, suur arkaan, eks ju, 7 on siuke strateegiline number, et võib-olla peate siin ka ise lähenema kuidagi nagu kavalusega teise nurga alt. Samas tuleb nüüd kolmanda kaardina sellest pakist jäärale välja Sauade 7. Ja Sauade 7 tegelikult ütleb seda, et te peate tegutsema edasi enda valitud suunas nagu, et see on siuke endale ja enda põhimõtetele kindlaks jäämise nagu kaart ja nende põhimõtete järgi nagu tegutsemine ja liikumine. Et 2 Sauade kaarti, et väga siuke aktiivne liikuv energia. Muidugi negatiivse poole pealt Sauade 7 mõnikord võib tähendada seda, et keegi üritab teile meelega nagu mingit halba nõu anda või üritab teid enda teekonnalt nagu kõrvale meelitada. Et siin natukene võib-olla peate olema ettevaatlik, kellelt te nagu mingit nõu võtate või siis on siin, ma ei tea, jäärad, teil võib olla siin teie olukorras ka siukseid inimesi, kes üritavad teisse nagu siukest ebausku süstida või justkui, et ei saa hakkama, et mis sa proovid, sul nagu nii ei tule välja. Et siukest nagu negatiivset energiat võib see kaart tähendada nagu selle mustema poole pealt, aga samas see kaart ütlebki nagu siis seda, et ärge pange seda nagu liigselt tähele, jääge endale kindlaks, tegutsege enda põhimõtete järgi ja läbi selle võivad siin nagu mingid saavutused tulla. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks on jäärale tulemas Kuutaro pakist. Mis on tulemas jäärale siit lõpetuseks? Mida on veel jääral vaja siin teada? Bring love into the situation. Ehk siis tooge olukorda armastus ja ma ei ole siin 100% kindel, et kas see tähendab mingit siukest nagu suhteenergiat, et mul natukene oli siuke tunne, et see võib tähendada siin siukest nagu enesearmastust. Et võib-olla siin selle Sauade 7-ga keegi üritab teid nagu natukene maha teha või panna teid ennast nagu vähem hindama, aga see ongi võib-olla see raske tsükkel, mida te olete nagu käinud ja võib-olla on ka teil mingid valed usud natukene, olete mingites hirmudes kinni, aga võib-olla täpselt see sõnum on see, mida teil on vaja selle jaoks, et sellest vabaneda ja tõesti tornikaardiga võib mingi olukord siis väga järsku teie jaoks lõppeda, olge valmis tegutsema ja kui olete kehvas olukorras, siis on siin päris suur lootus, et see kehv olukord saab teie jaoks ka läbi. Jäärad, see oli selleks korraks teie video, kui meeldis, visake ikka pöidla nuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit sõnnile. Mis on tulemas sõnnile? Ahaa, kiirelt 3 kaarti väljas, muidugi siin viimase kaardina viskas kohe näo ülespidi Mõõkade 9. Mõõkade 9 on siuke päris tugev nagu stressi, ärevuse või mingi siuke nagu hirmukaart või hirmuenergia. Võib kindlasti tähendada mentaalseid hirme, mõnikord mingid halb unenägusid. Mõõgad on ka muidugi suhtluse kaardid, võib siin minevikus olla mingit kehvasti ütlemist kellegil. Samas natukene on see mineviku kahetsemise kaart, et ma ei tea, kas see on 100% teie energia siin sennid, aga tundub, et keegi siin nagu kahetseb midagi, võib-olla mingit suhtlust minevikus.
midagi siin on, samas jällegi 9, eks ju, on rohkem sihuke lõpetamise energia, et siin võib-olla siis tuleks tegeleda natukene sisemaailmaga, teha endale mingid vead ja head selgeks ja tuleb õppida vigadest ja liikuda edasi. Et siin peab justkui nagu vabastama siis mingi sihukese negatiivse hirmu energia. Ja tõesti midagi siin näitab, eks ju, et teise kaardina väljas sauade 5. Sauade 5 on sihuke teada-tuntud konfliktide või sihuke nagu riiukuse kaart, et ta võib tähendada pisikesi tagasi löövaid sündmusi, eks ju, mingeid ärritavaid olukordi. On ta tõesti sihuke konfliktikaart, et tasuks siin ennast eemale hoida mingitest konfliktidest. Samas, sauadega madistamine ei ole just kõige hullem, et ei ole mõõkadega, on ju. Et ta võib ka näidata siin mingis olukorras mingit konkurentsi või mingit võitlemist või võistlemist. Et keegi võib siin üritada kellegiga võistelda, ma ei tea miks, aga ma ei tea, huvitav, või minevikus oli mingi olukord, kus keegi üritas kellegiga võistelda või täpselt ei saa siin hästi nagu aru, aga justkui 2 nagu negatiivsema poolset kaarti siin kohe alguses sõnnil väljas on. Ja üks räägib hirmudest, ärevusest ja teine räägib konfliktidest. Samas siin on olemas mõõkade 9-ga on mineviku kahetsemine. Ma ei tea siis, kas te ise või keegi teine kahetseb mingit konflikti minevikust, mulle tundub. Ja võib-olla, kui teil endal läheb väga hästi, sest 3. kaardina tuleb välja kaarik, siis tundub, et kahetseb see pool, kellel ei lähe nii hästi, sest kaarikul on ka valge sfinks ja must sfinks, eks ju, et must minevik ja valge helge tulevik. Et midagi minevikust, keegi midagi minevikust kahetseb mingit tüli või asja, aga samas kaarik on hästi edukas ja hästi võidukas kaart ja ta on hästi enesekindel kaart. Nüüd muidugi kaarikuga peab natukene ettevaatlik olema, et hästi jällegi natukene kaardid on hoopis teised, mis jääral, aga jällegi sõnnidel on jääraga mingi siuke natukene mingi kokkupuude või kuidagi sarnasus sees, et siin kaarik võib tähendada nagu seda, et keegi võib nagu meelega anda mingit halba nõu või üritada teile nagu siukest negatiivset energiat sisendada ja tihti selle musta sfinksi all on siin nagu mingi inimene minevikust, mingi must minevik, midagi minevikust, keegi võib minevikust üritada teid negatiivselt mõjutada, aga tegelikult peab siin jääma endale kindlaks ja liikuma kindlameelselt nagu edasi, et kaariku kaart on hästi võidukas ja saavutuslik kaart ja ka positiivse energiaga nüüd, eks ju, et jääradel oli väljas seal sauade 7, et sauade 7 on nagu natukene nõrgem energia, et suur arkaan ikkagi kaarik näitab siin, et sõnnid tegutsege ja võib-olla siis vältige neid konflikte, aga peate lahti laskma ka võib-olla mingitest hirmudest, et siin võibki olla ka see, et mingi mineviku olukord tekitas teile mingi hirmu või pani ennast alla hindama ja nüüd te ei julge tegutseda, et tegelikult peate tegutsema, et see võib-olla negatiivne energia ongi see, mida teile süstitakse, et teid tagasi hoida. Ja vaatame lõpetuseks, mis siin sõnnidele tuleb Kuutaro pakist. Ja päris uhke siukse kaarega lendas show the world the real you, ehk siis näidake maailmane iseennast siis, et tasub siin jäädagi iseendaks ja jällegi toon siin võrdlusi selle jääraga, on ju, et jääral oli see sauade 7, et sauade 7 on otsene tähendus ongi endale ja enda põhimõtetele kindlaks jäämine ja võib-olla siin see näidake maailmane tõelist ennast kaart tähendab enam-vähem sama. Ja kaarikus on siuke enesekindel nagu energia olemas, aga ma ei tea, huvitav, et sõnnid siin on jääraga mingid tihti tähtkujudes, et täna ei ole meil isegi ühtegi nagu sama kaarti, mis oli siin eelmises tähtkujus, aga kuidagi tunnen, et mingi energia siin sõnnidel selle jäära või mingi tulemärgiga siin on. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga ja kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siin kaksikutele. Mis on meil tulemas kaksikutele ja 2 kaarti korraga hüppas. Muidugi see esimene tahtis siia ülesse kohe ronida, tahab ta välja võtta ja tuleb esimese kaardina kaksikutele välja mõõkade 7. Mõõkade 7 on taktikalise käitumise kaart või olukorrale teise nurga alt nagu lähenemise kaart. Et see kaart võib nagu öelda seda, et kui te siiamaani ei ole olnud enda olukorras edukas, siis tasubki muuta seda taktikat või lähenemist sellele olukorrale ja see võib kaasa tuua palju suurema edukuse. Üks taktikate muutmiste teema võib olla siin seotud suhtlusega, sest mõõgad on hästi mentaalsed kaardid, aga ka suhtlevad kaardid. Et võib-olla keegi peab siin rohkem või siis vähem suhtlema või taktikat muutma suhtluse osas. Muidugi natukene ettevaatlik peab ka olema, sest mõõkade 7 võib ka olla siuke pettuste, varguste, saladuste kaart. Et vaadake, et ei lase endale mingit pudi silma ajada kellegil.
Ahhaa, okei, nüüd teise kaardina kohe siit pealt anda siis mõõkade 7 kõrvale karikate 8, et vähemalt numbritega liigume ülesse poole, et see on nagu positiivne. Samas karikate 8 on nüüd sihuke elu mõtte või nagu unistuse poole liikumise kaart tegelikult. Ja kui te hetkel tunnete, et ei ole hakanud saama liikuma selles õiges suunas, siis tegelikult karikate 8 ütleb, et selle jaoks, et te saaksite õiges suunas liikuda, peab midagi negatiivset jääma minevikku. Noh, karikatega ma arvan, et see on mingi negatiivne emotsioon. See võib olla seotud mingi sideme või suhtega, romantilise suhtega siis karikatega, aga ta võib olla toksiline side, suhe, halb harjumus, sõltuvus, negatiivne mõtteviis, aga just negatiivsed emotsioonid nende karikatega, et mingid negatiivsed emotsioonid võivad kedagi ka natukene siin nagu tagasi hoida. Samas on siin nagu lootust, et see teekond saab nagu alguse, sest tegelikult pildi peal inimene on juba vaikselt hakanud liikuma. Muidugi nüüd kolmanda kaardina on siin kaksikutel tulnud välja tänase lugemise esimene äss, mis on siis mõõkade äss, mis on ülimalt hea teile, sellepärast et mõõkade äss tähendab alati sükest nagu selgust ja lahendusi, et kui te olete mingis olukorras, kus ei ole olnud nagu vastust või olete teadmatuses nagu olnud, siis tegelikult see kaart ütleb, et peaks need vastused tulema ja kui keegi on üritanud siin mingit pettust teha, valetada, midagi varjata, siis need asjad peaksid ka selle kaardiga välja tulema. Nüüd muidugi jällegi mõõgad, eks ju, väga hea suhtluse energia, aga mõõgad on või mõõkade äss siis just on siuke nagu väga edukate ja võidukate mingite uute alguste nagu energia. Et kui te olete midagi mõelnud nagu proovida või millegiga nagu alustada, siis kindlasti tasub vähemalt proovida, sest see kaart ütleb, et nagu mingi uus asi võib kellegi jaoks hästi kiiresti siis arenema hakata. Ma ei tea, mis see teie jaoks on, see võib olla mingi side või suhe, see võib olla mingi tööolukord, võimalusi on nagu palju, igal juhul võib see olla seotud suhtlusega. Ja lõpetuseks vaatame, mis tuleb kaksikutele Kuutaro pakist, mis on siin tulemas Kuutaro pakist. The energy is gaining momentum, ehk siis energiad võtavad hoogu põhimõtteliselt või kruvivad ennast üles või mis see otsetõlge siin võiks olla, on ju. Energiad võtavad hoogu ikkagi pigem. Ja võib-olla siin ongi see, et teil on endal ka vaja natukene mingid asjad enda peas nagu veel lahti mõtestada selle mõõkade energiaga, mis on siis mentaalne. Samas tõesti, kui te teate, et siin mingi suhtlusasi taga seisab, siis pigem hakake suhtlema ja siis võib tulla see nagu lahendus või selgus sellesse olukorda, sest tegelikult mõõkade äss on väljas ja tulemus peaks olema teie jaoks vägagi positiivne. Kaksikud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, visake pöidlanuppu, kui meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siin vähile. Mis on tulemas vähile? Okei, päris huvitav. Nüüd see teine kaart ka midagi näitas, ma ei saanud päris hästi aru, mis see oli, aga esimese kaardina näitab vähkidele enda nägu sauade kuningas. Ja sauade kuningas on nüüd siis kindlasti siuke hästi karismaatiline, enesekindel tegutseja inimene. Enamasti edukas, sauadega kindlasti aktiivne, loov ja kirglik. Sauad võivad näidata siis sportlikust head välimust. Muidugi tugev seksuaalenergia on ka sauadel siin olemas, et siuke nagu kire energia. Muidugi võib see tähendada paljude jaoks mingit kütkestavat kirglikut austajat, partnerit või mingit lähedast isikut. Kui mitte kedagi selles energias ei tunne ära, on võimalik see, et see on mingi inimene, kes teie ellu alles tekib siin lähitulevikus või siis te saavutate ise siukse võimeka energia, et tegemist muidugi on nüüd meesenergia kaardiga, samas meesenergia alati 100% ei tähenda meeste rahvast. Et võimalusi on siin tegelikult mõlemale nagu sugupoolel, aga väga tihti on see siuke nagu kütkestava kirgliku austaja partneri kaart, aga selle seksuaalenergiaga tasub ettevaatlik olla. Nüüd teise kaardina on siin väljas siis vähkidele mõõkade 2 ja mõõkade 2 või kõik kahed tähendavad ikkagi nagu valiku võimalust, aga mõõkade 2 on selles suhtes nagu kahe vahel olek, et otsustusvõimetus võib olla natukene blokeeritustunne, et see võib tähendada siin seda, et vähid teie olukorras, kas teil endal või kellelgi teisel on vaja võtta vastu mingi otsus või teha ära mingi valik ja ilmselt on siin vaja nagu suhelda, et mõõgad on küll hästi mentaalsed energiad, aga mõõgad tähendavad tihti ka suhtlust. Et kellelgi on vaja siin otsustada ära, kuidas või kellega suhelda. Mul on siuke tunne. Ma ei tea, see on võib-olla teie energia, võib-olla kellegi teise energia, aga kolmanda kaardina tuleb siin vähkide jaoks välja ka müntide emand.
ja noh, müntide emand muidugi vaatab Sauade kuninga poole, aga Sauade kuningas on seljaga, et ma ei tea, kas siin Sauade kuningal on valikuvõimalused selle mõõkade 2-ga või mis siin täpselt toimub, aga noh, müntide emand siia 3. kaardiks on tegelikult väga hea energia, näitab sihukest stabiilsust, turvatunnet, see on sihuke usaldusväärsuse kaart ka, et müntide emand on kindlasti hästi sihuke usaldusväärne inimene, kindlasti leidlik, hooliv, loov. Mündid võivad tähendada siis sihukest jõukust, viljakuse all muidugi võib see olla ka raseduse energia või siis võivad mündid näidata lihtsalt mingit head nagu õnne või mingit üldist küllust. Et kindlasti see võib olla sihuke küllusliku austaja partneri energiakaart, et tegemist jällegi naisenergiaga, samas naisenergia alati 100% ei tähenda naisterahvast. Et võimalusi on siin, noh, kuna on juba meesenergia ja naisenergia mõlemad laual, siis anyway on võimalusi mõlemale poolele. Et ma ei tea, mis siin täpselt toimub, aga tundub, et kellelgi on vaja teha ära mingi otsus või mingi valik. Ja vaatame, mis siit lõpetuseks tuleb vähkidele Kuutaro pakist. Mis siit tuleb Kuutaro pakist? Muidugi see müntide energia on ka siuke hea tööenergia. Kellegile võib tähendada mingi tööalaseid arenguid. A new start is coming ehk siis uus start või uus algus siis on tulekul, et ma ei tea, millest te hetkel seda uut algust ootate, kas te ootate seda mingis romantilises suhtes või mingis karjäärialases asjas, et tegelikult ka selle poole pealt on siin mõlemale sugupoolele võimalused olemas, lihtsalt on vaja endal nagu tegutseda, kunagi ei ole mõtet liigselt kiirustada ja kui te ise tegutsete, suhtlete ja usute ja manifesteerite, siis peavad asjad toimima hakkama. Vähid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis on tulemas lõvidele. Mis on tulemas lõvidele lähitulevikus, mis on tulemas lõvidele? Ahaa, okei. Esimese kaardina on siin lõvidel väljas müntide 7. Tundub, et Luuna tahtis siin ka lõvisid tervitada, ikkagi ka kastlased on ju. Ja tuli nüüd siin nurga tagant ka. Aga müntide 7. Mõnikord müntide 7 võib olla natukene siuke väsimuse kaart või siuke nagu puhkamisele viitav kaart, mis ütleb, et ei pea nii väga nagu kiirustama, et võite võtta ka hoogu maha, vaadata, mis ümberringi toimub, hinnata olukorra üle ja siis teha edasisi plaane. Et igal juhul peaks müntide 7 tähendama mingit arengut ja ta on siuke ka nagu töövilja maitsmise kaart, mis ütleb, et kui te olete midagi investeerinud või midagi kasvama pannud, et mingid asjad peaksid teie jaoks juba hakkama nagu arenema, kuna tegemist on müntidega, siis võib see tähendada ka mingit tööalaseid siukseid aeglaseid arenguid. Nüüd teise kaardina on lõvi jaoks välja tulnud mõõkade äss, mis on siis tänases lugemises teine äss. Esimesena said ässa kaksikud, aga oli ka see mõõkade äss, ehk siis tuleb juba teist korda täna välja. Noh, mõõkade äss on väga hea äss tegelikult, mida saada, et see on siuke selguste ja lahenduste kaart. Et kui teil on lõvid siin mingid olukordi, kus ei ole olnud nagu lahendust või ei ole olnud mingis küsimuses vastust, siis tegelikult selle kaardiga need vastused peaksid nagu tulema ja kui siin on mingid illusioone või siukseid asju või keegi on üritanud teile midagi valetada, siis need asjad peaksid ka nagu välja tulema, et see on siuke üleni aus nagu kaart ja õiglane kaart. Muidugi nüüd mõõkade äss on ka väga hea siuke uute alguste kaart või edukate alguste kaart. Et ma ei tea, kas te olete mõelnud siin midagi nagu proovida või midagi alustada. Noh, müntide 7 justkui nagu ütleb, et midagi te juba olete nagu alustanud. Et siis tegelikult see mõõkade äss nagu ütleb, et midagi võib teie jaoks hästi kiiresti nagu areneda. Ma ei tea, mingi asi võib olla seotud mingi rahakasi, kuna siin see müntide 7 on ees. Aga noh, mõõgad on ka väga head siuksed nagu suhtluse kaardid. Et siin võib ka mingi uus suhtlus või mingi siuke asi alata, mis võib siis hästi kiiresti areneda mingis hästi edukas suunas. Et igal juhul, kui olete mõelnud midagi proovida, alustada, siis kindlasti vähemalt proovige. Ja kolmanda kaardina tegelikult juba ennem nägin ära, kui see lauale kukkus, on siin väljas siis mõõkade 10. Ja 2 mõõka nüüd nagu järjest. Mõõgad tihti ei ole siis kõige nagu paremad kaardid, mida saada, pigem nagu kõige kurjemad kaardid. Ja samamoodi siis nende 10-tega, et mõõkade 10 on kõige kurjem nagu 10 kaart. Et 10 alati lõpetavad ära mingi vanema raskema tsükli ja alustavad uut kergemat nagu tsüklit, aga see mõõkade 10 on siuke 10 mõõka selga kaart. See kaart justkui ütleb, et te olete nagu mingis mõttes kuskil nagu põhjas ära käinud ja saanud need 10 mõõka selga, aga samas see on ka siis siuke valgustushetk või pöördepunkt elus kaart, mis ütleb, et enam
hullemaks midagi minna ei saa. Et nüüd peaksid asjad teie jaoks hakkama liikuma üles mäge. Ehk siis selle poole pealt väga nagu hea energia ja samamoodi jällegi see mõõkade energia. Et ma ei tea, kas siin oli minevikus mingi negatiivne nagu mingi suhtlus või midagi sellist või on siin uuel tsüklil siis tulemas hästi palju mingit uut positiivset nagu suhtlust. Et noh, see mõõkade äss seda suhtlusosa nagu veits kinnitab, et mingid uued suhtlused võivad siin kiiresti areneda, aga ei ole siin tegelikult midagi hullu ja müntide 7 kohe nagu algul ütles ära, et tegelikult peaks mõõkade 10 tsükkel juba olema nagu selja taga, sest müntide 7 ütleb, et mingid uued asjad peaksid vaikselt hakkama teie jaoks nagu arenema. Vaatame nüüd lõpetuseks, mis tuleb lõvile siin kuutaro pakist. Mis tuleb lõvile kuutaro pakist? Ahaa. Ja tuleb selline kaart, mis on siis kuutaro pakis ainuke justkui nagu siuke eitav kaart ja kaart, mis ütleb nothing will come of this situation ehk siis sellest olukorrast ei tule mitte midagi. Aga ma ei tea nüüd, ma pigem arvan, et see on mõeldud siis mingi siukse nagu hirmu poole pealt, et lõvid, kui te hetkel kardate midagi uut proovida, siis ma arvan, et see kaart ei ütle selle kohta, et sellest ei tule mitte midagi, vaid teil on endal võib-olla mingi siuke nagu hirm, võib-olla siin keegi on pannud teid ennast nagu alla hindama või midagi sellist ja nüüd te kardate, et kui te midagi proovite, et siis sellest ei tule mitte nagu midagi, aga pigem on vist tegelikult see siuke nagu hirmuenergia, et igal juhul, kuna mõõkade äss on väljas, siis mina soovitan vähemalt proovida, et sellest ei pruugi tulla mitte midagi, eks ju, aga mõõkade äss ütleb, et mingis olukorras või mingis suhtluses või mingis asjas peaks toimuma teie jaoks kiire areng ja samamoodi siin ees ka müntide 7 ütleb, et on võimalik teha neid edasisi plaane ja samamoodi mõõkade 10 ütleb, et kõige hullem on nagu selja taga ja ületatud. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit seekord neitsidele. Mis tuleb seekord neitsidele ja huvitav, kohe väga hästi kokku sobivad kaardid siia alustuseks. Esimese kaardina neitsid tuleb teile välja narrikaart ja narrikaart tähendab siis alati siukseid uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, võib-olla ka uusi inimesi. Hästi kerge ja murevaba siuke uute alguste energia. Muidugi narriga peab nagu meeles hoidma, et peab olema nagu piisavalt tähelepanelik, et ise ei teeks mingeid rumalaid lolle vigu, aga kui te ise olete piisavalt tähelepanelik, siis tegelikult see kaart ütleb, et ei ole vaja siin nagu liigselt palju midagi karta ja võite minna siis mingi siukse nagu kerge vooluga kaasa. Nüüd teise kaardina muidugi on teil siin väljas mõõkade 6 ja mõõkade 6 räägib siis raskuste ületamisest ja seljatamisest. Ehk siis tegelikult ütleb, et mingid negatiivsed asjad on siin nagu minevikus ja mõnikord mõõkade 6 võib ka nagu öelda seda, et te ikkagi liigselt palju mõtlete mingitele negatiivsetele mineviku kogemustele või sündmustele. Et kuigi need on juba teie jaoks nagu ületatud või seljatatud, siis see kaart soovitab mitte liigselt kõvasti hoida mingitest negatiivsetest mineviku asjadest kinni ja pigem soovitab siis suhtuda nii-öelda positiivselt enda olukorda. Et see on siuke muutumise kaart, aga muutumine paremuse poole. Nüüd kolmanda kaardina on siin neitsidel väljas karikate kuningas. See on nüüd huvitav, see on siuke meesenergia kaart, mis muidugi alati ei pea tähendama 100% nagu meesterahvast, et ta võib alati olla mõlemale sugupoolele siuke austaja partneri lähedase isiku energia kaart. Muidugi, kui te mitte kedagi selles energias ei tunne ära, siis võib see tulevikus siin olla teie enda energia või siis mingi uue isiku energia, kes teie ellu tekib. Aga tegemist on siis hästi siukse spirituaalse, intuitiivse, empaatiavõimelise energiaga. Karikate kuningas on enamasti siuke eluküps inimene avatud meelega, hindab olukordi kaine mõistusega, samas tegemist on kindlasti emotsionaalse inimesega, aga inimene peaks ka oskama enda emotsioone väga hästi nagu kontrollida. Et noh, kui tunnete ennast ära, on tõesti see teie energia, aga võib tõesti olla siis ka mingi uue austaja või praeguse partneri energiakaart, aga tegemist peaks siis olema või võib siis olla kas hästi emotsionaalne inimene, hästi romantiline inimene või hästi siis spirituaalne inimene. Et 3 valikut on siin kõige tõenäosemad, mille järgi võite ka inimest tuvastada. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb neitsile kuutaro pakist. Mis tuleb siin neitsile kuutaro pakist? Lõpukaart ja hüppab siit 3 kaarti välja.
ja kuna kõige pealmine on neitside enda täiskuu kaart, siis annan teile välja selle ja see kaart ütleb you are good enough ehk te olete piisavalt hea. See kaart siin täna paarist teisest tähtkujust käis ka läbi, et võib siin olla natukene siuke energia, et oleks võinud selle laua peale jätta, et võib siin olla siuke teema, et keegi on pannud teid minevikus ennast nagu alla hindama ja peate siis nii-öelda selle nagu rõõmu endast tagasi saama, et võib-olla täpselt seesama, mis mõõkade kuus siin tahtis ka nagu öelda, et te liigselt palju nagu ikkagi mõtlete tagasi minevikule nendele negatiivsetele asjadele, võib-olla negatiivsetele asjadele, mida öeldi, sest mõõgad on hästi suhtlevad kaardid ja täpselt siin ongi see, et sõnadega võidi kedagi siin nagu liigselt maha teha ja panna ennast nagu halvasti arvama või endast halvasti arvama, et tuleb siin uuesti ennast hakata hindama ja tegelikult narriga peaks siin tulema mingid väga mõnusad uued võimalused, valikud ja suhteliselt siuke kerge vaba energia. Kaalud, neitsid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, isake pöidlanuppu ja kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit kaaludele, mis on tulemas kaaludele lähitulevikus. Kaaludel lähitulevik, 2 kaarti olemas, nüüd 3. lõpetuseks ka päris võimsalt. Muidugi esimese kaardina on siin kaalude jaoks väljas mõõkade baas. Baasid on hästi nooruslikud energiat, kindlasti võivad tähendada mingit uut huvitavat ideed või mõtet. Mõõgad on suhtlevad kaardid, võib ka tähendada mingit uut suhtlus, siin kaaludel võib siis tekkida mingi uus suhtlus. Natukene lapsik energia, võib-olla baasi energia, samas ta võib alati tähendada nooremapoolset nagu austajat, et võib siin kellelgi tekkida mingi nooremapoolne austaja, samas mõõgad on siuksed nagu katsumuste kaardid või väljakutsete kaardid, et see kaart võib tähendada uusi väljakutseid või mingeid teatud katsumusi, mida ei tohiks siis võib-olla tegelikult liigselt palju karta, et see on võimalus nagu areneda, aga samas ta võib siis austaja poole pealt tähendada kellegile siukest nagu proovile panevat nooremapoolset austajat siis. Või ma ei tea, võib-olla siin on mingi kehv suhtlus või midagi on siin seotud nagu suhtlusega, et ta võib ka tähendada negatiivseid või mingeid hilinevaid uudiseid, et midagi seoses suhtlusega justkui ei pruugi siin klappida, et see võib olla siin mingi väljakutse kellegile. Teise kaardina on siin kaalude jaoks väljas müntide 4. Müntide 4 on nüüd siuke huvitav kaart, et on tegelikult hästi positiivne energia, ta võib tähendada üllatusi või kingitusi. Aga ta on siuke stabiilsuse ja turvatunde kaart ja see kaart ütleb, et kui te oskate enda rahaga nagu ümber käia, siis te suudate säilitada või saavutada endale hästi stabiilse ja mugava keskkonna. Aga samas ta on ka natukene nagu hoiatav kaart, mis siis ütleb, et ärge laske endale mingit jama nagu pähe määrida või liiva silma puistada, mis need laused on, eks ju. Et mõnikord müntide 4 võib tähendada mingid siukesi pettusi, vargusi, valesid. Et kui siin tulevad mingid uued austajad, siis ärge pimesilmi kedagi nagu liigselt usaldage, eriti kui te olete heal järjel olev inimene. Nüüd 3. kaardina tuleb teile välja aga mõõkade äss ja tegelikult see on tänases lugemises 3. äss ja tundub, et see mõõkade äss tahab tulla üle 2 tähtkuju ja ainult see mõõkade äss siis tänases lugemises ässadest on tulnud, tuli ta kaksikule, vähk jäi vahele, siis tuli lõvile, siis nüüd neitsi jäi vahele ja nüüd tuleb kaaludele, eks ju. Et võib-olla järgmisena tuleb siis hamburile, et minge vaadake ka teisi videosid, kas tuli. Aga mõõkade äss selles mõttes on hästi hea, et kui ma just siin rääkisin müntide 4-ga mingitest pettustest ja vargustest, siis mõõkade äss on siuke nagu selguste ja lahenduste nagu kaart ja tegelikult see kaart ütleb, et kui siin on mingid pettused või valed või vargused või mingid illusioonid, siis tegelikult peaks need asjad kõik nagu välja tulema, et kindlasti siuke selguste ja lahenduste energiat, kui on ka mingid küsimused, millele teil ei ole olnud nagu vastust, siis tegelikult see kaart võib öelda, et õige pea võivad need vastused teieni nagu tulla. Jällegi mõõgad, midagi võib olla siin tegemist suhtlusega, et suhtlusel on siin mingi tähtsus võib-olla kaalude energias. Muidugi mõõkade äss on ka hästi siuke hea nagu edukate või võidukate uute alguste kaart. Ehk siis kui te olete mõelnud midagi alustada või midagi proovida, siis ma vähemalt soovitaks proovida, sest tõesti see mõõkade äss ütleb, et mingi uus asi võib kellegi jaoks nagu hästi kiiresti arenema hakata, aga see võib ka olla mingi suhtlus. Ja vaatame siis lõpetuseks, mis tuleb siin kuutaro pakist kaaludele, mis on tulemas siin kuutaro pakist kaaludele lõpetuseks.
ja hüppab siit välja mingi Skorpioni täiskuu kaart ja work through your fears ehk töötage läbi enda hirmude. Ehk siis võib-olla ärge laske liigselt palju mingitel hirmudel ennast tagasi hoida. Samas ei tasu siin nagu võib-olla liigselt nagu ülemeelikuks minna, et üldse ei oma mingit vastutust ja ei pane asju tähele. Aga võib-olla siin on mingid siuksed teatud hirmud, mis on teid nagu tagasi hoidnud ja kui te teete endale selgeks, millega need hirmud on nagu seotud, siis te võib-olla hoopis selle mõõkatässaga saategi siis mingi avastuse või selgus, et tegelikult ei ole vaja siin liigselt palju üldse midagi nii väga karta. Aga kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit skorpionile, mis tuleb, oi, skorpionid. Alustate kohe ikka väga võimsalt ja lõpukaart skorpionitele siit pakist on nüüd. Ja täpselt nüüd ta tuli, aga võib-olla siin heastab ära selle esimese kaardi, aga esimese kaardina on meil siis skorpionitel kohe väljas kuradi kaart ja kuradi kaardiga tasub olla ettevaatlik. Muidugi on ka mingid olukorrad, kus ta ei ole absoluutselt halb energia, et ta võib tähendada nagu kaljukitse tähtkuju. Kui teil endal on mingi tõusu või kuumärk on kaljukitses, siis teie jaoks ei pruugi see nii halb olla, võib pigem tähendada just enda võimekuse nagu taastamist või saavutamist. Aga enamus korrad ikkagi on tegemist negatiivse kaardiga ja võib ta tähendada toksilisi sidemeid, suhteid, halbu harjumusi, sõltuvusi, mingit negatiivset mõtteviisi või mingite illusioonide või valede vangis olemist. Et tõesti jah, siin natukene peaksite siis olema ka ettevaatlik mingite uute inimeste suhtes. Et kui mingid uued isikud tulevad teie suunas, siis ärge liigselt nagu palju kohe algul siis usaldage inimest, et siin kellelgi võivad mingid kahtlased tagamõtted olla justkui tundub. Nüüd samas on aga teise kaardina kohe siia kõrval abistavalt tulnud välja jõukaart. Ja jõukaart räägib nii füüsilisest kui mentaalsest tugevusest. Ja jõukaart tegelikult ütleb, et te saate kõigega nagu hakkama. Ta võib tähendada siukseid pisikesi tagasilööke või kaikaid kodaratesse. Aga samas jõukaart on siis siuke kaart, mis ütleb, et mida vähem te pöörate tähelepanu nendele negatiivsetele asjadele, seda vähem neid ka nagu toimub või seda vähem see üldse nagu midagi muudab selles olukorras. Ja jõukaart on ikkagi selline kaart, mis ütleb, et kui te ise alla ei anna, siis teil ei ole võimalust isegi mitte kaotada. Ehk seni kaua, kuni te tegutsete edasi, et siin ei olegi vaja teil liigselt pea ees kuhugi tormata, vaid vaikselt järjepidevalt tegutseda nagu edasi ja see viib teid siin mingis olukorras võidukuseni või mingi avastuse või millegini ühesõnaga tundub. Ja kindlasti siin väga võimas energia on, sest Skorpion on täna esimene tähtkuju, kellel tulevad kõik 3 kaarti välja, suured arkaanid. Ja viimase kaardina tuleb siin Skorpionile välja keisrinna kaart. Ja see on nüüd väga võimas energia tõesti, sellepärast et keisrinna tähendab nüüd siukest võimekat naisterahva energiat ja see on nüüd siis 100% naisterahva energia kaart, sest otsetõlkes on see viljakuse ja raseduse kaart või siuke nagu üldine külluse kaart. Võib-olla ka nagu eluga rahulolu või võib tähendada luksuslikku elu, võimekat isikut igal juhul. Ta võib olla siis siuke nagu ema energia, et võivad siin mingid suhted või sidemed emaga tähtsad olla lähitulevikus. Naisterahvastel on kindlasti võimalik endal saavutada siuke nagu võimekas energia. Et mingis mõttes on siin natukene ka siukest kuulsuse või tuntuse energiat, aga see ei pea alati nagu seda tähendama, et võimekus ja küllus ei tähenda mingit siukest kuulsust. Et see on teistmoodi natukene, aga ta võib ka olla kellegi jaoks mingi võimeku ülemuse kaart, nagu kui on naisülemus. Pigem tasub arvata, et siin naisterahvastel on võimalik endal see energia saavutada ja meesterahvaste puhul võib see tähendada siis mingit võimekat, viljakat, austajat, partnerit, lähedast isikut. Või siis tõesti ema energia, aga ma ei tea siin selle keisri kaardiga, kuna siin on see viljakuse, raseduse energia 3. kaardis, samas ei tundu, et seal nagu midagi siis halba oleks, aga ikkagi tasub nagu ettevaatlik olla, et siin mingit siukest mitte soovitud rasedust ei tekiks. Aga vaatame lõpetuseks, mis on tulemas Skorpionile kuutaro pakist. Kas tuleb siia meile natukene veel mingit selgust või seletust
igal juhul 3 suure arkaani kaarti on väga võimas energia, et pigem siin skorpionid, olge valmis mingiteks suuremateks või tugevamateks muutusteks ja sellepärast ma hoiatan selle raseduse energiaga ka. Et kui te soovite pere alustada, siis ilmselt on väga hea aeg. Conclusions are within reach ehk siis mingid lahendused teatud olukordades või olukordadele on siis justkui nagu käeulatuses ehk kui olete otsinud mingeid lahendusi mingitele vastustele, küsimustele ikka, lahendusi küsimustele, siis peaks need vastused teieni varsti tulema, et siuke huvitav energia, et midagi siin selle kuradi kaardiga nagu hoiab tagasi või miski nagu survestab või oligi see jõukaart ütles ka, et võib tulla nagu kaikaid kodaratesse, et keegi võib-olla üritab negatiivselt siin nagu mõjutada midagi, aga samas tundub, et lõppkokkuvõttes skorpionite jaoks on olukord väga külluslik. Skorpionid, see oli selleks korraks teie video, kindlasti visake pöidlanuppu, kui meeldis ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit hamburitele. Ja esimese kaardina tuleb hamburite jaoks välja sauade baas. Ja sauade baas või kõik baasid on siis siuksed hästi nooruslikud ja värsked energiad, et kindlasti võib ta tähendada siin mingeid uusi värskeid mõtteid või ideid. Samas sauad, eks ju, siuke aktiivsus, loovus, kirglikkus, igal juhul siuke tegutsemise energia, et mõnikord see kaart võib ka tähendada entusiasmi, julgust ja võib-olla ka väikeste riskide nagu võtmist. Ja ta võib mõnikord nagu öelda seda, et kui te minevikus midagi siin proovisite hamburid ja mingi asi ei tulnud nagu väga hästi välja, siis võib-olla nüüd peaksite olema julge ja proovima uuesti, et nüüd võib tulla asi palju paremini välja. Nüüd muidugi sauade baas, et kõik baasid võivad olla siis ka siuksed nooremapoolsed isikukaardid ja võib see tähendada ka hamburi jaoks mingit nooremapoolset taustajat. Sauadega muidugi on siis siin tugevam siuke nagu seksuaal- või kireenergiat, võib see tähendada siis mingit nooremapoolset kütkestavat kirglikut taustajat. Kaardi energia on muidugi hea, samas natukene tasub ka olla ettevaatlik, et inimesel ei oleks siis võib-olla ainult selle füüsilise kontakti eesmärke. Ja seda enam, et teise kaardina on siin tulemas välja hamburitele mõõkade 3 ja mõõkade 3 võib tähendada siis justkui kolmandaid osapooli suhetes või mingeid segavaid faktoreid suhetes. Et ta ei pea alati tähendama nagu kolmandat isikut ja mõnikord võib ta ka viidata mingile mineviku olukorrale üldse, et keegi on minevikus saanud nagu petta või haiget. Samas, aga ma ütlen, et siin peab ka ettevaatlik olema, et ei tekiks mingid kolmandad isikud või mingid segavad faktoreid. Muidugi see on mõnikord keeruline, et töö võib segada suhet ja sõprussidemeid ja vastupidi, sõprussidemed võivad segada mõlemad suhet ja romantilised sidemed võivad segada töösuhet ja sõprussidemeid. Et mingid asjad siin siuksed nagu on. Aga natukene peate olema ka nagu ettevaatlik, et kui siin see sauade baasiga, kui see on siuke kütkestava kirglik austaja nagu kaart, siis olge ettevaatlik, et see inimene ei oleks juba suhtes või mingis sidemes, et siin võib keegi üritada teid teha nagu kolmandaks osapooleks mingis suhtes või sidemes. Ja nüüd muidugi kolmanda kaardina on aga tulnud hamburitele välja ka kohtukaart. Ja selles mõttes see on nagu väga hea energia, sest kohtukaart on siuke nagu tegelike tõdede kaart ja avastuste tegemise kaart. Et põhimõtteliselt te võite siin midagi nagu teada saada, et kui siin minevikus oli mingi petmine või mingi siuke asi või mingid kolmandad osapooled suhetes, mingi suissa-vussa energia võib-olla oli siin minevikus, siis keegi võib siin midagi nagu teada saada ja avastada. Muidugi kohtukaart kõige rohkem on siuke nagu spirituaalse ärkamise kaart ja siuke nagu eneseavastus, aga kuna siin ees on see mõõkade 3, siis mingi selgus teie olukorda nagu peaks tulema. Ükskõik mis olukorras te siis olete ja samas kohtukaart on siuke kaart, mis ütleb, et tänu mingile selgusele või tänu mingile lahendusele mingis olukorras on kellelgi võimalik siin lahti lasta nagu siis mingist negatiivsest mineviku energiast. Et väga võimalik, et see on hoopis see, et tulebki mingi kütkestav kirglik nooremapoolne austaja teie ellu ja aitab teil unustada mingid pettumused minevikust või mingid kolmandad osapooled suhtest minevikus. Aga vaatame, mis on siin lõpetuseks tulemas hamburile kuutaropakist ja mis on siin tulemas nüüd. Lootsin, et meelitan kaardi välja, sest tundus, et ei taha tulla, aga ikkagi lõpuks kätte ta saime ja hamburid.
Balance spirituality and practicality ehk siis tasakaalustage spirituaalsus ja praktikaalsus ja võib-olla tasub siis enda käigud enne tegutsemist läbi mõelda. Ükskõik mis käigud, kas või enda tavaline argitööpäev, hommikul ärkate üles, istute, panete selja vastu seina, kuulate mingid hertse, 5 minutit hoiate silmi kinni ja visualiseerite, kuidas te voodist püsti tõusete, hambaid pesete, riidesse panete ja tööle lähete ja tööl toimetusi teete. Et kui te need asjad kõik olete enda peas või ükskõik enne mingit sündmust, kui te mõtlete enda peas natukene mingid asjad läbi, kuidas te tahaksite, et asjad läheksid, siis tegelikult selles olukorras, kui need asjad päriselt toimuvad, on palju lihtsam neid asju ka nagu teha, sest teil on olemas plaan. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidla nuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit kaljukitsedele. Ja kiirelt, väga kiirelt 3 kaarti väljas. Muidugi alustame siin ka süükse natukene kiire sauade energiaga. Sauad on siis aktiivsed, loovad, kirlikud, aga kaljukitse jaoks on siin väljas sauade 5. Sauade 5-ga natukene peab olema ettevaatlik, sest sauade 5 on siuke konfliktlik kaart, et võib tähendada mingit riiukust või mingit tülisid ja konflikte siis, et kindlasti tasub ennast eemale hoida mingitest konfliktidest. Samas jällegi sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirlikus ei ole see kõige kurjem energia, et mitte mõõkade energia on ju. Et ta võib tähendada siin ka mingit sükest võitlemist või võistlemist või mingis olukorras siis nagu mingit konkurentsi. Võib ka kellegi jaoks olla treenimise ja nagu harjutamise kaart. Aga jah, kindlasti tähendab ka konflikte või et tasub hoida nagu eemale ennast konfliktidest. Ja no nii, võib-olla on siin mingid konfliktid teil juba olnud, sellepärast et teise kaardina tuleb siin kaljukitsedele välja mõõkade 4. Ja mõõkade 4 on pigem selline kaart, mis siis soovitab teil nagu puhata ja pühendada aega rohkem nagu iseenda jaoks. Et siis vabaneda mingitest hirmudest, ärevusest, mingist negatiivsest nagu stressi energiast. Muidugi, kuna tegemist on nagu mõõkadega, mõõgad on hästi mentaalsed kaardid, mis võib näidata seda stressi, aga samas mõõgad on ka hästi suhtlevad kaardid. Ja kuna siin ees on see materdav sauade 5, siis mõõkade 4 võib mõnikord tähendada seda, et te olete nagu liigselt palju enda energiat välja andnud justkui siis valedele inimestele. Et enda energiat liigselt palju andnud teistele inimestele välja ja kui te inimestega suhtlete, kui on nagu siuke hea energiline klapp, siis te saate alati nagu suhtlusest tagasi ka energiat, aga mõne inimesega on lihtsalt see, et ta lihtsalt võtab ainult energiat. Et peate natukene võib-olla üle vaatama, kellele te enda aega või energiat pühendate, eriti nagu suhtluse näol. Et 2 esimest kaarti juba natukene siukse negatiivse energiaga. Samas on mõõkade 4 jälle siuke kaart, mis ütleb, et kui te pühendate rohkem aega iseendale, siis tegelikult te peaksite vabanema nendest negatiivsetest energiatest. Ja noh, muidugi selle peale 3. kaardina siis ka kaljukitsedele välja sauade 10. Kõik 10 tähendavad siis alati mingit siukest raskema nagu vana tsükli lõppu ja parem uue tsükli algust. Sauad muidugi jällegi see aktiivsus, loovus, kirlikus, et siin ilmselt on vaja ka uuel tsüklil tegutseda ja võib-olla siis eelnevalt tsüklil oli vaja siin justkui siis lausa väga palju rabeleda. Et see on tõesti jah, siuke liigsete murede või liigsete kohustuste kaart. Ja samas ta peaks siis ütlema nagu seda, et kaljukitsede jaoks peaks algama uus justkui nagu murevaba tsükkel või siis te vabanete sellest mingist teatud murest või mingist teatud koormast. Ja noh, viimane kaart tuleb siis siukses nagu positiivses energias ka. Aga noh, 2 sauade kaarti, mis siis tõesti näitavad siukest nagu aktiivsust, loovust, kirlikust, et see aktiivsus võib siin olla nagu mingi tegutsemine. Võib-olla siis uuel tsüklil peate tegutsema rohkem enda, ma ei tea, aktiivsusega siis võib-olla mingitel eesmärkide poole, võib-olla peate kasutama seal mingit enda loovust või peate tegema lihtsalt midagi, mida te teete nagu kirega ja see aitab teid viia siis mingitest muredest vabastamiseni. Nii, aga vaatame, mis siis viimase kaardina tuleb siin kaljukitsedele kuutarapakist. Mis on tulemas kaljukitsedele lähitulevikus?
ja hüppas siit välja 2 kaarti, mis meil siin on ja meil on siin Neitsi kaart You are good enough, mis siis tegelikult ütleb, et te olete piisavalt hea, ei tasu ennast siin alla hinnata. Siin võib olla see, et kuna siin on see sauade 5 ja mõõkade 4 ja võib ta näidata siin mingit konflikti või mingit negatiivset suhtlust minevikus, siis võib-olla keegi pani teid ennast nagu alla hindama, et siin täna teistes tähtkujudes 3 või 4 tähtkujus on veel natukene sarnane energia on olnud, et justkui keegi on pannud inimest ennast nagu maha või alla hindama ja tegelikult nüüd see kaart ütleb, et te olete piisavalt hea, et leidke see rõõm iseendas uuesti ülesse ja see aitab teil vabaneda siin mingitest negatiivsetest mineviku mõtetest või energiatest. Ja a personal issue reaches resolution ehk siis mingi isiklik mure või mingi isiklik küsimus saab siin teie jaoks lahenduse, et noh, see võibki olla siis seesama sihuke nagu enesehinnangu või enesetunde nagu energia, et väga võimalik, et siin justkui siis puhates või asjadele nagu uuesti otsa vaadates või järele mõeldes saab keegi tegelikult aru, mis on asja tuum ja tänu sellele on siis võimalik vabastada see negatiivne energia ja liikuda siis uue positiivse mingi alguse või tsükli poole. Kaljukitsed. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, siis jääbki ikka pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Ossa, nüüd naljakalt siin üks kaart kukkus paki alt, teine kuskil keskelt. Aga paki keskelt välja kukkunud kaart esimesena tuleb siis veevalajatele välja anda müntide 6. Müntide 6 on väga hea kaart. Eriti hea on ta võib-olla rahaasjades, et mingid tööolukorrad võivad siin paraneda, võib ta muidugi tähendada mingeid üllatusi või kingitusi. Aga ta räägib raharinglusest, et noh, võtmine ja andmine, võitmine ja kaotamine, et raha käib ringi. Samas ta on tõesti positiivse energiaga ja enamasti ta võib ka tähendada sükest võrdset võtmist ja andmist selles mõttes, et ta võib rääkida siin mingist sidemest või suhtest, ennekõike siis tööalasest, et kui te ise panustate ja annate endast nagu võimalikult palju, siis teisse panustatakse ka vastu. Ehk siis see on see väärilise nagu tasukaart, et kui te siiamaani ei ole tundnud, et te saate väärilist tasu, siis siin võib olukord nagu muutuda, mulle tundub. Ja võib ta olla nii töösuhetes kui ka siis võib-olla romantilistes või sõprussidemetes, et on sihuke võrdne panustamine, et mitte 50-50 mõlemad, vaid kui sa annad 100%, siis sa saad ka 100 vastu. Et õige suhe ei olegi 50-50, vaid on 100 ja 100, et mõlemad peavad andma ikka 100%. Nüüd teise kaardina on siin teil väljas ka sauade 9. Sauad 9 on siis justkui selline kaart, mis räägib ettevaatlikust käitumisest ja millegi jaoks nagu valmisolekust. Et noh, sauad, aktiivsus, loovus, kirlikkus, see on sihuke nagu tegutsemise kaart või tegutsemiseks valmisoleku kaart. Ja see kaart on hästi positiivse energiaga jällegi ja ta räägib tegelikult hästi palju siis mineviku vigadest õppimisest. Ja see kaart justkui siis nagu viitab sellele, et noh, 9 lõpetab ära mingid vanad tsüklid ja ta ütleb siin, et keegi on õppinud enda nagu tsüklil tehtud vigadest ja proovib neid vigu enam mitte korrata. Ja kui see on teie enda energia, siis see on tõesti meeletult suur sihuke hea positiivse arengu nagu energia ja üritage siis kindlasti mitte korrata neid samu vigu. Ja viimase kaardina sellest pakist on veevalajatele tulemas välja number 0 ehk siis taropaki kõige esimene kaart narr ja narr tähendab siis alati uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. Hästi sihuke kerge ja murevaba nagu voolav energia on see. Muidugi narr natukene ka hoiatab, et ärge olge nagu liigselt tähelepanematu, et olge piisavalt nagu tähelepanelik, et ei teeks mingeid rumalaid lolle vigu ja kui te olete piisavalt nagu tähelepanelik, siis tegelikult narr ütleb, et ei ole vaja siin liigselt midagi karta ja võite minna sükse nagu kerge vooluga kaasa ja tundub, et sauad 9 siin ees ütles ka, et olete piisavalt õppinud enda mineviku vigadest. Ja lõpetuseks kuutaro pakist, mis on tulemas veevalajatele kuutaro pakist. Ja nothing is set in stone ehk siis miski ei ole raiutud kivisse. Noh, kaheti võetav sihuke nagu
lause, et miski ei ole veel kindel nagu on ju, et igat pidi siis, et kui te siin midagi loodate nagu saavutada, siis ärge minge liiga uhkeks, sest ei ole veel seda saavutanud. Ja samas, kui te kardate, et siin ei ole võimalust midagi saavutada, siis jällegi ütlen, et ärge andke alla, sest mitte midagi ei ole veel kindel. Et siuke päris huvitav energia. Samas on siin ülemistes kaartides ikkagi positiivne energia olemas ja tundub, et olete siin õigel teel. Veevalajad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit kaladele. Mis on tulemas kaladele lähitulevikus ja väga kiirelt need kaardid siin välja tulid. Esimese kaardina muidugi kõige kiiremini väljas oli mõõkade rüütel ja mõõkade rüütel on ka rüütlitest kõige kiirem kaart. Noh, rüütlid võivad alati tähendada teie enda energiat, aga võivad tähendada ka austaja energiat. Ja kuna mõõkade rüütel on hästi kiire, siis see võib tähendada seda, et kas väga järsku on tekkinud või väga järsku võib siis tekkida mingi uus austaja teie ellu. Mõõkadega kindlasti hea suhtleja, peaks olema siuke nagu ka aus inimene. Samas mõõgad võivad tähendada alati siukseid nagu väljakutseid või katsumusi, et ta võib olla siuke proovile panev austaja kaart. Aga nagu algul ütlesin, siis rüütlid ei pea alati tähendama nagu austaja energiat ja kui see on teie enda nagu energiakaart, siis kalad siin see mõõkade rüütel võib teile endale öelda, et te peate ise natukene nagu kiiremini mingis olukorras võib-olla tegutsema ja võib-olla on siin mingi tegemine siis suhtlusega, sest mõõgad on hästi suhtlevad kaardid. Võib-olla te peate kiiremini suhtlema, kiiremini ühendust võtma, kiiremini vastama kellegile või midagi, et võib siin ka natukene midagi sellele viidata. Nüüd teise kaardina on siin kaladel väljas karikate 4 ja karikate 4, ta negatiivse poole pealt on siuke naljakas nagu motivatsiooni puuduse kaart või millegi või kellegi vältimise kaart või isegi nagu solvumise kaart, aga kaardil on tegelikult hästi nagu positiivne energia ja ta räägib mingist ülimalt heast mingist võimalusest või valikust või võib-olla ka isikust. Aga karikate 4 ütlebki, et kui te lihtsalt väldite mingeid võimalusi või pakkumisi, mis teie suunas tulevad, siis te võite nagu maha magada mingi võimaluse või pakkumise. Et kui te olete siin nagu liialt nagu eemale lükkav, siis tasub nagu võib-olla vähem eemale lükkav olla, ei pea kõiki pakkumisi ja võimalusi vastu võtma, aga igal juhul tasub nagu silmad ja kõrvad nagu lahti hoida, sest karikate 4 ütleb, et mingi väga hea võimalus või pakkumine on siin nagu silmapiiril, aga justkui te ei taha seda tähele panna või ei suuda tähele panna. Ja tegemist võib olla mingi austaja energiaga, sest kolmanda kaardina on siin tulnud kalale välja mõõkade kuningas. Ja see võib nüüd siuke huvitav energia olla, sest meil on esimesel kohal on sauade või mõõkade rüütel ja siis tuleb meil mõõkade kuningas. Nad ei ole taropakis kõrvuti olevad kaardid, aga rüütlist alati areneb välja nagu kuningas. Ja see võib tähendada esiteks muidugi suurt enesearengut teile, aga see võib ka tähendada mingi austaja või mingi partneri suurt enesearengut ja võib-olla te ei pane piisavalt tähele siin kellegi potentsiaali, mulle tundub. Sest mõõkade kuningas on hästi siuke iseseisev energia, hästi hea suhtleja on see inimene kindlasti hästi edukas ja iseseisev, aus, õiglane. Muidugi mõõkade kuningas on kindlasti siuke ka nagu otsekohese ütlemisega või võib-olla siis nagu ennast kehtestav inimene. Et kui te tunnete siin energias kedagi ära, siis on see ilmselt selle inimese energia, on see siis mingi austaja, partner, lähedane isik. Kui mitte kedagi ei tunne selles energias ära, siis võib see olla muidugi teie siuke nagu arenguenergia, mille te siis lähitulevikus saavutate, aga kindlasti võib ta olla siuke nagu austaja partneri nagu energia. Ja väga võimalik, et see, ma ei tea, kas see võib olla ka inimene, keda te juba tegelikult teate, aga võib-olla ta oli kunagi nagu selles rüütli energias ja on nüüd läbi tegemas nagu suurt arengut. Ja justkui siis nagu karikate 4 ütleb, et ärge rongi maha magage või et kui ta teeb juba läbi selle kõige suurem arengu, siis on tal juba uued paremad võimalused või justkui nagu naljakas, et see nagu justkui soovitavad mingist heast võimalusest, heast valikust või millegist nagu kinni haarata. Aga võib see ka olla mingi hea võimalus siis enesearenguks.
ja vaatame, mis siin lõpetuseks on tulemas kalale Kuutaro pakist. Et siin on küll see meesenergia üleval väljas, aga tegelikult on siin mõlema sugupoole jaoks olemas enesearengu energiad ja olemas kaustaja partneri siuksed energiavõimalused. Ja lõpetuseks Kuutaro pakist tuleb kaladele kaart, mis ütleb, et don't let pride get in your way. Ehk siis ärge laske uhkusele endale jalgu jääda ja võib-olla siin ongi see, et olete nagu liiga heal arvamusel iseendast või nagu naljakas selle lugemise järgi täpselt niimoodi tundub, et siin võib-olla on mingi austaja, keda te arvate, et see on nagu ei ole piisavalt nagu võimekas teie jaoks või piisavalt hea või ma ei tea, mis siin on, aga tegelikult see on justkui nagu peidetud kingituspakkumine karikate 4-ga, et mingi sihuke väga hea võimalus või valik ja inimesest siis areneb välja nagu kuningas. Aga samas siin ongi võib-olla ka see, et kui see on sihuke nagu enesearengu olukord, siis samamoodi vahel on see, et peab laskma nagu enda egost lahti. Et kui te nagunii arvate, et te olete kõigist kõige parem kogu aeg, siis ei ole ju võimalik nagu areneda, et pigem tasub olla sihuke humble ja tagasihoidlik ja siis on ka võimalus nii-öelda suuremateks muutusteks. Kalad, see oli siis seekord teie lugemine. Kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas.